Jou, kutid, tere tulemast tagasi mu kanalile. Me läheme tegema midagi eriti laheda. Täna me läheme tatoveerima. Ma ütlen, et see on lahe sellepärast, et nagu iga jumala kord, kui ma käin tatoveerimas, siis ma ütlen ausalt, ma tunnen ennast vähemalt 2% lahedamalt. Ma ei tea, mis värk sellega on, aga lihtsalt laheduse aste tõuseb, kui minna tatoveerima. Lahedus, võrdusmärk, tatoveeringud. You are not stupid. No, you are not stupid. Ma tahan teid võtta seekord enda protsessile kaasa. Mul on palju tatoveeringuid, ma ei ole kokku lugenud, palju neid on. Kõik nad on mul käte peal, siis mul on veits kõhu peal, selja peal. Ma lasin nad teha Austraalias. Artist, kes mulle nad tegi, on Tofu Tattoo. Ma panen tema Instagrami lehekülje siia. Te võite vaadata järgi. Tema on siuke hästi minimalistlik ja detailne. Austraalias oli teistmoodi. Austraalias ma panin aja ja siis ma hakkasin mõtlema, mis ma teen. Aga siin oli see, et ma ütlesin, ma tahan aega panna, siis ütlesin, mis sa teha tahad. Siis mul oli mingi, ma ei tea veel. Esimene asi, mis ma tavaliselt tegema hakkan, on inspiratsiooni kogumine. Ma surfan Pinterestis pilte, Instagramis pilte, ma surfan iseenda peas mõtteid, mida ma tahaks enda kehal näha. Või ma vaatan enda keha. Kuhu võiks teha mingi tataka. Stiil, mis minu peal on patchwork tattoo. Sul on tatakas, siis sul on vaba ruumi, siis sul on tatakas, sul on vaba ruumi. See ei ole selline ühtlane üks suur pilt, mis tatoveeringute puhul tehakse on see, et pannakse mitu pilti kokku ja siis tehakse sinna vahele varjutajaga varje, selleks, et see pilt sulaks ühte. Aga mina ei taha seda. Lisaks sellele hetkeseisus mulle meeldib, kui kõik minu tööd on mustvalgelt. Ja mulle kuidagi meeldib see, kui mu nahk on ikkagi hästi palju näha. Ei ole siuke, et ühteselt kõik on must. Ma tunnen, et see teeb mind kuidagi naiselikumaks, kui et mulle lihtsalt mingi ole sul latakas siin peal vaata. Pluss mulle hullult meeldib see idee, et äkki ma kunagi reisin Mehhikosse, siis ma lähen sinna, siis mul on mingi, näete, mul on siin auk, tehke mulle siia see. Kas minu tatoveeringutel on tähendused? Ma ütleks, et ja ei. Osadel on, tõepoolest, nagu näiteks kiri on ju. Siin on näiteks portugali keeles 4 sõna, siis ilmselgelt sellel on tähendus. Aga näiteks see karvadeta kass, tal ei ole mitte mingisugust tähendust. Ta lihtsalt sobis siia hullult hästi ja ma mõtlesin, ma tahan mingit looma ja vaatasin, tundub cool on ju. Ehk siis ma kuulun sinna keskele, ma ei ole see hullult tähendust taga ajav inimene, aga samas ma ei ole ka see täiesti savi on. See on puhas kunst minu meelest, mida saab enda kehale luua. See on lihtsalt ilus. Miks ta peab hull tähendusega olema? See, et ta mu keha peal on või? Et mu keha ei ole sellepärast vähem tähtsusetu. Et mu keha on ikkagi väga tähtis mulle. Ma hindan teda väga. Küll aga, kui asi puudutab tatoveeringuid, siis minus on kontrollfriiki täiega. Ma olen väga spetsiifiline, kus see tatoveering asub. No millimeetrite pealt niimoodi, ma olen lasknud tatoveerijal 5 korda maha võtta seda sinist tinti ja öelnud, pane uuesti. Või siis ma olen täitsa otsustanud keset platsi, et kuule mul ikkagi ei sobi üldse, ma lähen minema. Päris mitte see. Tavaliselt ma olen alati läinud sinna näiteks 4 ideega ja siis 3. kukku pärast ma lihtsalt ei ole rahul. Aga otse loomulikult ma üritan seda kontrollfriiksust artisti jaoks võimalikult minimaalseks teha. Läbi selle, et ma teen ise lihtsalt hästi palju eeltööd. Ma saan enda peale joonistada, ma saan kõike teha, olgem ausad, selleks, et ma oleksin 100% kindel. Täna on minu eesmärk siis siuke, et ma pean täna ära saatma enda tatoveerijale enda idee. Või vähemalt ma lubasin talle seda, et ma teen. See on siis see stiil, mida ma taga ajan, patchwork tattoo stiil. Põhimõtteliselt nagu ma enne ütlesin, see on lihtsalt hunnik pilte, aga need ei ole ühendatud. Selle ühe visiidiga ma plaanin teha seekord vähemalt 4 tatoveeringut. Kõige esimene tatoveering, mida ma plaanin teha, on midagi siukest, mis... See on see tatoveering, et kui sa selle sinna kohta teed, siis see on põhimõtteliselt sama hea, kui sa teed selle endale näkku. Sinu tulevik on otsustatud, sa oled maha kantud kõikide inimeste meelest, kes on üle 35 ja kes töötavad büroohoones. Ehk siis ma tahan teha käe peale tatoveeringut. Kui sa teed käe peale tatoveeringut nagu selle koha peale, siis sa oled see vend nagu... okei. Aga mul lihtsalt savi. Ma tahan seda teha. Ma olen selle peale mõelnud aasta aega. Ma panen üle Snapchati, kus ma joonistasin seda augustikuus. Ma ärkasin üles full niuke tebreka tuju peal. Emo vibes veits. Hakkasin järgmiseid tatoveeringuid kavandama ja käte peale joonistama. Et mida ma päriselt võiks teha. Mis emo teeb ongi, et läheb lõigub ennast. Ma lähen tatoveerin ennast selleks, et saada haiget. Et suruda enda emotsioone alla. See pole naljakas, see on tegelikult tõsine värk. Mul päriselt on kass olla. Ja mu new tattoo probably. Ma olen selle peale mõelnud nii palju. Ma olen seda kujutanud enda käe peale ette. Mul on see, et ma tahan seda. See on muidugi see ilus jutt seal taga. No kui minna nüüd siin ülitiipi on, siis kõige sügavam asi seal on ikkagi see, et tegelikult minu kõige suurem ebakindlus on minu käed.
ebakindlus. Ehk siis ma tahan need võimalikult täis tätoveerida, sest ma lihtsalt ei taha näha neid. Ausalt, mind jääb nii närvi. Või nagu, mul on ülisuured käed ja mul on üliväiksed andmed. Ja nagu üldse mu käed on nagu pikad, ülipeenikesed ja siis mul on ülisuured käed. Ja siis mul on nagu mingi... Vaadake mu käsi, nagu ma ei taha. Nagu, ma ei taha ise ka neid vaadata. Nagu mis teised, ma räägin siin ise endast. Mulle ei meeldi mu suured käed. Mitte kunagi mul ühegi sõbranna sõrmused sõrme ei lähe. Iga jumala sõbranna, kes mul olnud on, absoluutselt iga üks neist on mingil hetkel võtnud ette selle tripi, kus nad lihtsalt on mingid Tairi, võrdleme käsi. Ja siis mul on see, et nagu... Palun, nagu miks sa tahad võrrelda meie käsi? Nagu ma saan aru ja sul on naiselikumaid ilusamad käed, väga lahe on ju. Mul ei ole! Ehk siis nüüd ma olen seal maal, kus mul on raha, kus mul on ideid ja ma kavatsen need täis tätoveerida. Ma ei kavatsegi neid vaadata elu lõpuni on ju. Aga igal juhul, liigume siis plaani juurde, mida ma tahan tätoveerida. Algne plaan käe peale teha oli midagi sellist, noh sellised triibukesed ja mingi tralala siin käib on ju. Küll aga, kui ma hakkasin eelmine nädal seda enda käe peale joonistama, siis see ei sobinud sinna üldse. Ehk siis mul tuli uus kavand ja milleks on siis see. Ja see on nüüd selline kavand, mis on sentimeetri täpsusega välja joonestatud. Ma joonistan selle ikkagi uuesti enda käe peale üle, kuigi ma juba joonistan selle eelmine nädal enda käe peale ka. Ja siis ma mingi trippisin sellega kodus ringi, et näha, et kas see mulle tõesti nii hullult meeldib. No käsi on ikkagi nii spetsiifiline, et nagu ma ei taha eksida siin mitte ühegi sentimeetriks, ma näen seda 24/7. Esimene tätoveering on nüüd valmis. Põhimõtteliselt tuleb midagi sihukest. Ainukene asi, mis mulle siin häirib või nagu ma olen natuke segadus, ma ei tea, mida teha, on see, et mul jookseb siit üks pikk triip juba. Ja ma ei tea, kuidas seda jooksma panna niimoodi, et ta oleks nagu hea. Miks mu käsigi nii rullis on oota? See on tegelikult sirge. See on nii ilus, ma lihtsalt näen hästi, see sobib mulle. Ja see katab mu rõvedad käed ka. Miau, lobid täiega. Nii, ja kui nüüd esimene tätoveering on meil paigas, siis mis ma teen on see, et ma hakkan valmistama ette kirja, mis ma saadan tätoveerijale. Ma saadan talle tavaliselt niimoodi pildid pluss siis kiri. Käelaba tätoveering. Ja järgmine idee, mis mul on siis selja peale teha endale selline kirjakene sinna ülesse. See on mul vana tätoveering, see keskel siin. See on kõigi, ma olen siis 19 vist või. Ja siis need on mul nüüd siin uued, mis siin külgede peal on. Ja nüüd ma tahaks siia üles teha sihukest kirja. Ja mis ma sinna üles kavatsen teha on... See kiri, mis siin üleval on, see lihtsalt näiteks toodud sinna. Ma teadsin, et ma tahtsin endale sellist lokatsiooni ja umbes sellise tähestikuga. No, ja idee, mis mul oleks, on see. Võt see pikk tekst, mis siin üleval on, nende tähtedega. See mulle meeldib. Ma ei ole kindel, mis see on. Need on numbrid vist. See osa jääks välja. Aga see pikk osa jääks sisse. Jah, sest et see 32 tähendab lihtsalt seda numbrit siin. Hea. Et mulle hullult meeldis see lause, mis siin lauses kirjas on, ma ei mäletagi enam oota. The way to avoid this distraction is to practice focused on the single reality. Aga siis siukene esimene tähendusega tätoveering. Omg. Ja nüüd ma pole nädal aega juba teinud selles suhtes, et see oli mul... Ja see oligi viimane päev, kui ma tegin muideks, oligi siis. Ja okei, whatever. Kolmas tätoveering, I love it, ma näitan teile kohe, on see tätoveering ja ma tahan teha seda endale siia peale, aga temal on see siin käe peal, on ju, siis ma tahan teha endale seda siia alla. Ehk siis see kiri on siin all ja see kriips jookseb siit üle. Ma ei tea, mis siin tekstis on. Tegelikult ma mäletan küll. Ja mis see hommani padre hum tähendab. Teate, kui teada tahate, siis mingi guugeldagi ise, sest mina ei mäleta ausalt öeldes. Ja mul täitsa savi ka, mis ta on, sest et ta näeb lihtsalt cool välja. Ei, kriips jookseb ümber käe. Ennem kui me 4. juurde lähme, siis saadame vahepeal tätoveerijale ideedena. Siis ma olen juba endale õnnelik. Ma ikka üritan siit enda unamahla kätte saada. Mis mulle tema töö puhul meeldib on see, et detailid on head. Et mul on number 1 on see, et inimene peab oskama teha tätoveeringut väikese nõelaga ja detailid peavad olema head. Eks no vaadake näiteks seda pilti, et nagu üli peenikese nõelaga tehtud, aga detailid on nii head, et noh, issand jumal on ju. Just siuksed minimalistlikud, peenikesed kriipsud, detailid, sirged jooned. Oi, kellelgi on nii vahvad püksid siin. Mida iganes ta oli.
saadan sulle oma ideed. Mis on cool on see, et sa saad teha niimoodi vaata MacBookis. Command C on ju. Ja siis tuled telefonisse. Siis paned paste. Pumm! 2 tükki olemas, 3. Tahaks endale kirjankest selle koha peale, aga ma ei tea, kuidas ta siia sobib. Mis fondiga ma peaks tegema? Mida ma tahan sinna kirjutada on midagi siukest. Mina valin. Ma tahaks seda mina valin nagu kuidagi panna. Ma ei tea, kas mina valin. Just selle vasaku sõrme peale, et mul oleks meeles, et ei ole ühtegi olukorda, kus ma ei saa otsustada. Ei ole seda, et mingi, ma ei saa, ma lähen iga õhtu nii hilja magama, ma ei saa välja puhada, et ma ei saa. Tegelikult saan küll, ma saan otsustada, kuna ma lähen magama. Ma olen tihti peale seda lambi ohverlikku ulgumist enda peas, kus sa mingi, ma ei saa. Saad küll, sa saad väga palju asju, saad kõik, mis sa tahad küll. See ei ole see, et nagu mingisugune nähtamatu jõud hoiab mind iga õhtu üleval ja ma ei saa magama minna õigel ajal. Nagu seda nähtamatut jõudu ei ole olemas, see on lihtsalt ehk mina valin on ju, eks võtta ennast kokku ja kuidas ma tavaliselt vaatan seda on see, et ma lähen sinna 1001fonts.com ja siis ma lihtsalt kirjutan siia mina valin on ju ja siis siin hakkavad erinevad fondid tulema, et mis võiks siis sobida. Nüüd ma ei teagi, millist ma valin. Mina valin on ju. Mina valin, mille ma valin, aga ma ei tea, mida ma valin. See ongi see naiseks olemise kunst lihtsalt, et nagu ma tean, mina valin, aga mida ma siis valida tahan. Äkki peaks tegema midagi siukest robustsemat, nagu mul siin on. Handletteringa. Ja ma ei taha mingit handletteringi enda käte peale. Ma tahan ikkagi nagu mingit wedding. Ma räägin, käe peab olev tätoveering, see peab olema täiuslik, sest ma näen seda kogu aeg. Ja kui ma hakkan millegi peale endast välja minema, siis see ei ole kindlasti mitte minu käsi. Ma tegin need tätoveeringud sinna selleks, et ma hakkaks enda käsi armastama. Ma tean, et see on väga toksiline viis enda puudustega toime tulla. Aga no mis sa teed, noh? Küll ma lepin. Või nagu, uskuge mind, mul on hulga asju, millega ma olen leppinud ka juba selles mõttes, et see ei ole see, et ma nüüd kõik asjad patan kinni. On. Lepi selle kehaga, millega sa oled sündinud. Ja ma lepin, usu mind, rahu, ma täiega lepin. Äkki see või? Airdropin endale Maikarna. Miks ma eesti keeles tahan seda teha? Sellepärast, sest ma räägin eesti keelt. Nagu ma räägin enda peas endaga eesti keelt. Ei ole see, et mingi I choose. See I choose jääb mulle nagu, ei ole minu teema. Või no, ma saan aru küll, et inglise keel on ju, cool keel on ju, aga nagu reaalsus on see, et see keel, mida ma enda peas räägin, see on eesti keel. Kuule, aga see on Tim. Kell on juba minek ka, ma pean tunni pärast teraapiasse minema. Mul on veel paar päeva aega ennem, kui ma sinna lähen. Ma saan ümber otsustada ju tegelikult tund aega enne seda, kui ma tahan. Ja arvatavasti ma seda ka teen. Ja paneme nii. Ja ma lihtsalt joonistan talle siia, vaata. Oota, ma teen sellega. Mul on ju ekstra tatoo-pentsel või see pole, see on lihtsalt mingi tavaline silmalainer. Essence on mingi 2-eurine rott, nii et see on sovi. Ühesõnaga ma teen siia, vaata. Ma ei kujuta, kuidas see sobib, aga mul on täiesti savi, kas ta see sobib või mitte, sest et nagu see on nagu praktiline asi, mida ma tahan. Või nagu siuke sisukas. Arvestades, kui sisu tühi ma olen, siis see on siuke sisukas tattoo. Ehk siis ma tunnen, et mul on seda sisu vaja. Nii. Ja Tim, nüüd on tatoveeringu ideed tatoveerijale esitatud. Ja järgmine hetk on nüüd minna tatoveerima. Issand juba, ma ei ole tatoveerimas käinud. 9 kuud äkki või? Ehk siis ma olen täiega põnevil ja ma tean, et see koht saab olema mega valus. Ehk siis davai. Järgmine hetk, läheme juba tatoveerimas. Ma olen käinud nüüd rututeraapias ära, saan normiks ka värki. Täpselt see, mis ma ennem välja tõin, et ma kipun olema hästi kontrollfriikne
siis kui asi puudutab tätoveeringuid, siis see juhtus ka seekord. No esiteks alustame sellest, et ma saatsin talle kõigepealt ju selle idee, aga kohale ma tulin hoopis selle ideega. Ehk idee vahetus vahepeal ja lõppkokkuvõttes, kui see mulle peale kleebiti, siis see ka ei sobinud mulle. Ehk siis me pidime selle hoopistükis lahti lõikama ja niimoodi paigutama. Ehk ta pidi lihtsalt maha võtma selle, mis ta algselt peale pani. Ning mul on äärmiselt imeline ja oivaline tätoveerija, kes reaalselt on võtnud terve päeva minu jaoks. Mis mulle täiega meeldib, on see, et ta päriselt tahab teha kunsti ja ta ei pane mitu klienti endale ühte päeva, vaid ta tahab võtta aega selleks, et luua midagi ilusat, mitte siis teenida ainult plekki. Et ma saan aru, et tätoveerimisega teenib väga palju raha, aga vaata, see on minu nahk, on ju. Sa mine teeni kuskil muja nende raha Okei. Ühesõnaga ja, selles mõttes, et kui hakkab mingi kiirustamine pihta kuskil tätoveerija salongis, siis jääb tavaliselt mul karvad turri. Tätoveerijaga peaks kindlasti tundma ennast väga mugavalt, et ma saaksin olla avatud üldsegist. Ja kui ma ei tunne ennast mugavalt, siis tuleb lihtsalt uus tätoveerija leida. Nii lihtne see ongi. Kuna sina tahaksid lapsi? Sinu vanuses umbes. Mees võiks olla ikkagi mees, mitte nagu vaadake nüüd seda, telefon kätte, klahvilukk lahti, esimene asi, mis lahti tuleb, on Tinder. Nagu esimene asi. Mees võiks olla ikkagi mees, mitte poiss. Nagu kui meeleheitel sa oled. Esimesed tätoveeringud on tehtud, mul on käetätoveering, oh my god. Feeling täiega nagu cool, juba ja ma juba tunnen, kuidas lahedusaste tõuseb lihtsalt vaikselt, et mul on nüüd käetätoveering, on ju. Mul on käetätoveering, nagu käetätoveering. Kui sul on käetätoveering, siis sa tead, sa oled nagu käetätoveering. Nii lahe tunne on peal, oh my god. Teeme nüüd väikse pausi, enne kui me teiste juurde liigume, aga mäu, oota, kas see sobib? Mul on käetätoveering. Sain tätoveerijalt reaalselt elu parima nipi, kuna tätoveerides hakkab alati suht külm, siis nipp panna endale pusa teistpidi selga. Ja see, et mul üldse see pusa oli kaasas lambist, issand jumal, täielik õnnistus! Äkki ma kunagi reisin näiteks ja kuhu ma võiks reisida? Pluss mulle hullult meeldib see idee, et äkki ma kunagi reisin Mehhikosse, siis ma lähen sinna, siis mul on mingi, näete, mul on siin auk, tehke mulle siia see.